Kõik inimesed on erinevad. Üks on pikk, teine lühike. Paljud inimesed näevad ainult prillidega. Sellega ollakse harjunud. Mõni erinevus torkab rohkem silma. Näiteks me märkame last, kes saab liikuda ainult ratastoolis. Erinevused ei muuda aga kedagi teistest halvemaks. Erinevused teevad elu hoopis huvitavaks. Ka need inimesed, kelle erinevust kõik näevad, võivad õppida ja harjutada seda, mis neile meeldib. Kõik lapsed võivad teistele esineda sellega, mida nemad on õppinud. Maia on eriline tüdruk. Vaatame, kuidas tal esinemine läks. Maia on 3. klassi tüdruk. Ta peab käima korra nädalas võimlemas ja kõneteraapias. Samuti meeldib Maiale väga laulda. Seepärast käib ta ka muusikaringis. Muusikaringis harjutatakse pillimängu, lauldakse ja mängitakse ringmänge. Varsti toimub koolis kevadpidu. Lapsed harjutavad, et kevadpeol oma vanematele esineda. Kahjuks ei taha muusikaõpetaja Maiat esinema lubada. Tema arvates erineb Maia teistest lastest liiga palju. Teine õpetaja selgitab muusikaõpetajale, et Maia on tublisti harjutanud. Iga laps peab saama esineda ja näidata, mida ta on õppinud. Kedagi ei tohi kõrvale jätta sellepärast, et ta on teistsugune. Muusikaõpetaja lubabki Maia esinema. Kõik muusikaringi lapsed võivad üheskoos kevadkontserdil esineda. Maia laulab lastekooris ja mängib flööti. Maial läheb kõik hästi. Kevadkontsert rõõmustab kõiki.